Aasta 2013 hakkab lõpule jõudma ja nagu ikka tehakse kokkuvõtte lõppevast aastast. Kohtla-Järve linnapea ei pea seda aastat raskemaks kui eelnevad aastad, kuid pingeline see aasta oli. Samas jõuti ka aasta jooksul palju ära teha. Näiteks sai täiesti uue katte Ahtme linnaosas ilmajaama ja Sõpruse tänav. Tõepoolest, 2013 aasta praktiliselt on juba möödas ja muidugi kõik me püüame teha väikse kokkuvõtte selles möödunust aastast. Pean ütlema, et see möödunud aasta ei olnud võrreldes teistega aastatega raskem, aga ikkagi ta oli pingeline ja pingeline võib-olla mitte ainult sellepärast, et toimusid sel aastal valimised kohaliku omavalitsusse, aga kõigepealt muidugi pingeline selles mõttes, et need projektid, mis me oleme alustanud eelmistel aastatel, me oleme jätkanud sel aastal ja peale seda muidugi töötasime ja tegime kõik selleks, et tulevikus saada täiendavalt vahendid selleks, et areneda meie Kohtla-Järve linn. Siin ma pidan silmas, kui räägida sellest aastast, siis oli meil jätkanud puhta vee rekonstrueerimistööd. Ahtme linna osas oli välja ehitatud terve tänav ilmajaama ja Sõpruse. Väiksedes linnaosades oli meil rekonstrueeritud Sompa linna osas meie katlamaja, kus koos nüüd me saame soojust VKG energia poolt. Kukruse linna osas me oleme alustanud 100 veekanalisatsiooni rekonstrueerimist. Kavas on meil Oru linna osas rekonstrueerida puhastus või kavas on meil Oru linna osas rekonstrueerida meie soojustrassid. Nii et kui kokkuvõttes räägida, siis ikkagi plaanid meil on olemas ja ideed on meil olemas, mis oleks vaja ellu viia tulevikus. Täiendavalt pean märkima seda, et me oleme saanud vahendid kvootide ees, mis müüs meie riik Austriale ja nende kvootide eest me oleme suutnud saada vahendid meie 4 objekti linnas. See on kõigepealt Slaavi põhikool, meie muusikakool siin Kohtla-Järvel Järve linna osas, see hoone Ahtme gümnaasium ja hall, kus koos ka soojendatakse seinad selleks, et hoida kokku energiat, mis läheb külma tootmiseks. Nagu öeldakse, kaua tehtud kaunikene, kuid valmis on promenad saamas ja jõhvilastele pakub ta silmailu kindlasti. Paigaldatud on ainulaadsed ja unikaalsed valgustid, mis on ilu omaette. Avatud on ka raudteealune tunnel, mille ehitustöödega nähti mitte vähe vaeva. Kuid nüüd on kõigil, kes külastavad ja elavad Jõhvis, võimalik meie kaunis kesklinnas toredalt aega veeta. Praegu võib konstateerida fakti, et Jõhvi promenaad on valmimisel, et hetkel ikkagi käivad meil veel mõned monteerimistööd, nii nimetatud istipinged monteeritakse tugimüüridele ja promenaad on tõesti, ta ikkagi on andnud ikka positiivse mulje Jõhvi kesklinnale ja siin peab ka mainima, et see oli väga tehnoloogiliselt kui ka ehituslikult raske objekt, keeruline objekt. Eelkõige see oli seotud tunneli ehitusega, et tunnelit ehitati ilma rongiliiklust katkestamata ja kasutades niinimetatud raudtee ajutise silla. Ja muidugi olid ka väga mahulised mullatööd ja räägides ka disainelementidest, valgustuselementides, niinimetatud lumepallid, need on ka päris keerulise konstruktsiooniga. Rajatised või valgustid, mida ehitaja ehitamise käigus pidi ka arvestama igasuguste mõjutavate faktoritega, et see konstruktsioon
ekspluateerimise käigus oleks püsiv ja ohutu. Ja siin saab konstateerida fakti, et see eesmärk on täiesti saavutatud, et isegi eilne tuul, mis oli ikkagi päris tugeva võimsusega, näitas, et see kogu konstruktsioon püsib ja ilma mingite probleemideta. Ja öeldes nii palju objekti maksumusest, et objekti maksumus on 2,5 miljonit eurot ja meil on väga hea meel, et antud objekt on saanud valmis ja ta on tõesti toonud ikka Jõhvi kesklinnale väga positiivse mulje. Ja üleüldse, et kesklinn on praegu seoses selle promenaadi valmimisega on muutunud oluliseks paremaks nii kui jalakäijatele, kui Jõhvi elanikele, kui ka Jõhvi külalistele. Juba 3. aastat järjest korraldab Kohtla-Järve Slaavi põhikool keelekümbluskonverentsi. Sellel aastal oli teemaks keelekümblus, traditsioonid ja innovatsioonid. Meie kool korraldab konverentsi juba 3. aastat ja muidugi iga aasta see teema on erinev ja osalejate arv on alati muutunud ja iga aasta suurem ja suurem see rühm inimesi, kes soovivad teada rohkem keelekümblusest. Sel aastal meil osales umbes 100 inimest ja need olid õpetajad nii koolidest kui ka lasteaedadest ja olid ka meie konverentsil keelekümbluskeskuse esindajad, kes ka vaatasid ja arutasid meiega koos igasuguseid küsimusi ja probleeme, mis võivad tekkida õpetajatel, siis kui nad õpetavad lapsi keelekümblusklassides. See konverents oli ehitatud niimoodi, et me jagasime osalejaid töötuppadesse ja need oli kokku 6 töötuba ja tegelikult need õpetajad, kes osalesid töötubade töös, nad olid just nimelt selle teema või selle õppeaine spetsialistid, kes võiksid omavahel jagada igasuguseid praktilisi nippe ja huvitavaid momente, mida võiks kasutada igapäevases õpetaja töös. Ja konverentsi osalejate tagasiside oli väga positiivne ja praktiliselt kõik õpetajad, kes võtsid osa meie üritusest, nad panid kirja, et järgmisel aastal kindlasti võtavad veel kord osa ja muidugi me arutasime ka võimalikud temaatikat ja praegu ma ei ütle, mis teema see on, aga järgmisel aastal te kindlasti saate teada, mis teemal toimub meie traditsiooniline juba 4. konverents. Selle eesmärk on pakkuda noortele võimalust tutvuda oma tulevikuunistuste ametiga ja seda ametit täitva inimese igapäevaste tegemiste ja töökohustustega. Töövarjupäev toimub juba 9. aastat ning selles osaleb rohkem kui 20 avaliku elu tegelast. Teiste seas näiteks peaminister Andrus Ansip, Estonian Airi juhatuse esimees Jan Palmer, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa, Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, moekunstnik Aldo Järvsoo ja mitmed teised tuntud inimesed. Lisaks noortele suunatud töövarjupäevale vahetatakse ametiposte ka ettevõtte siseselt. Näiteks vahetasid kohad Rahvusooper Estonia töötajad. Meid külastasid Kohtla-Järve Järve Vene gümnaasiumi 2 meedia kallakuga 11. klassi õpilast, et tutvuda, kuidas töötab telestuudioliites, mismoodi tehakse ja monteeritakse kokku uudised, kuidas võetakse intervjuud ja kuidas tehakse ajalehte Panoraama. Annan ülevaate olulisematest sündmustest ajavahemikul 13. november kuni 19. november. Nädalavahetusel said päästjad Virumaal tugevast tuulest põhjustatud sündmustele ühtekokku 27 väljakutset. Lääne-Virumaal reageeriti 14 ja Ida-Virumaal 13 juhtumile. Peamiselt oli tegemist sõiduteele ja elektriliinidele kukkunud puudega. Inimeste vigastada saamisest teateid ei ole. Mõlemas maakonnas tegelesid loodusjõudude tekitatud tagajärgede likvideerimisega ka vabatahtlikud päästjad.
16. novembril kell 00.10 sai Häirekeskus teate tulekahjust Jõhvis Hariduse tänaval asuvas 9-korruselises korterelamus, kus 6. korruse vahekoridoris põles diivan ja ehituspraht, mis põhjustas suitsu leviku korteritesse. Ohutuse tagamiseks evakueeriti hoones 7 inimest, keegi vigastada ei saanud. Trepikoda ventileeriti ja tulekahju kustutati kella 1:30 paiku öösel. 17. novembril kell 8:26 teatati Häirekeskusele, et Narva linnas Turu tänaval tuleb 5-korruselise korterelamu 2. korruse aknast suitsu ja inimesed võivad sees olla. Päästjate kohale saabudes selgus, et tegemist on toidu kõrbemisega. Korteris viibinud meesterahvas oli kõrbeva toidu pliidilt eemaldanud ja tuulutamiseks aknad avanud. Päästjad kontrollisid sündmuskoha üle, keegi vigastada ei saanud. 17. novembril kell 15:43 teatati Häirekeskusele tulekahjust Kiviõlis Kalevi tänaval. Päästjate kohale saabudes selgus, et 2-toalise korteri magamistoas põles diivan. Tulekolle kustutati kiiresti ja ruumid tuulutati. Korteris viibinud joobetunnustega meesterahvas anti koha peal meedikutele tervisekontrolliks üle. Tänu päästjate kiirele tegutsemisele tulekahju tagajärel keegi vigastada ei saanud. Päästjate esialgsel hinnangul puhkes tulekahju hooletu suitsetamise tagajärel. Korteris puudus suitsuandur.